Head aastat teile kõigile. Paljud inimesed pöördusid minu poole nendel päevadel ja ka soovisid head aastat ja soovisid tervist, rõhutades, et see on kõige tähtsam. Ma olen nõus, et see on tähtis, aga ei ole kõige tähtsam. Ma tahaksin soovitada teile, et te oleksite koos Jumalaga, see on kõige tähtsam. Teate, kuidas on selle tervisega? Eriti praegu, pandemia ajal. Inimene, kes elab ilma Jumalata, isegi kui ta on terve, kogu aeg mures, mis on temaga homme. Aga inimene, kes võib olla isegi haige, aga lootab Jumala peale, siis võib olla õnnelik. Sellepärast, et ta teab, et kõik, mis toimub temaga, kõik on Jumala käes ja ma soovin teile, et te oleksite koos Jumalaga. Alles siis te olete õnnelikud. Ja kuidas on selle olemisega Jumalaga? Toon teile näide elust. Igaüks teie seast vajab armastust. Vajab, et eelkõige oleks inimene või inimesed, kes armastavad teid, aga samuti tahab ka armastada ise. Ja võib juhtuda niimoodi, et näiteks esimene inimene armastab teist inimest, aga see teine inimene võib-olla mitte põlgab, aga armastab eelkõige kedagi kolmandat. Ja on niisugune kettas. Kujutage ette, kuidas tunneb ennast see teine inimene. Ta ootab, kui see kolmas inimene pöörab tähelepanu tema peale ja hakkab midagi tegemas tema jaoks, vähemalt kirjutama, vähemalt rääkima, aga see kolmas inimene võib-olla armastab neljandat inimest. Samas see esimene midagi kirjutab teisele, aga teine ei võta see vastu, ta ootab midagi muud. Kolmandal. Ja ei ole õnnelik. Võib-olla veel rohkem, kui saab mingi kirja sellest esimesest inimesest, siis see ärritab teda. Ta ei taha vastata, sest ta ootab midagi muud. Võib-olla, kui ta hakkaks mõtlema sellest esimesest inimesest. Aga võib-olla ta hakkaks mõtlema, et see esimene võib olla Jumal ise, kes tahab armastada, siis võib-olla ta oleks ka õnnelik. Kuidas on teie eludes? Kas te armastate neid inimesi, kes püüavad ka teid armastada või otsite kedagi muud? Mõtisleme selle üle. Et alati on keegi, kes meid armastab. Ja tõesti väga kurb, kui me ei märka seda, sellepärast, et me otsime midagi muud. Vaadake ümber, kas ei ole kedagi, kes tahab olla koos teiega, aga teie jaoks see inimene ei ole tähtis. Samuti Jumalaga, võib-olla isegi rohkem. Ta armastab meid. Ta tahab olla koos meiega, aga me ei võta ta vastu, sellepärast, et keegi, kes tähtsam kui Jumal. Ja niimoodi me ei ole õnnelikud ja Jumal kannatab. Tuleme palvetama, räägime Jumalaga, aga mõtleme teistest inimestest, kes on tähtsam meie jaoks. Soovin teile, et te muidugi saaksite armastada neid inimesi, keda te tahate armastada. Aga pöörduge tähelepanu nendele inimestele, kes armastavad ka teid. Ja mõtisklege selle üle, et armastab teid Jumal, tahab olla koos teiega. Ja kas ei ole niimoodi, et te ei taha võtta ta vastu?